Kartulisalat on Eesti kööki jõudnud saksa päritolu mõisnike mõisaköökidest 19. sajandi teisel poolel ja kiiresti saanud väga armastatud pidutoiduks. Läbi terve 20. sajandi oli igal peolaual hapukoorega segatud kartulisalat. Igal perenaisel valmistatud küll isemoodi, kuid kõige aluseks ikka keedetud kartulikuubikud. Praegugi ei möödu Eesti pidu kartulisalatita. Iga perenaine valmistab seda omamoodi peretraditsioone jälgides. Ja igaüks arvab, et just tema oma on see õige ja kõige maitsvam. Retsepte, nagu öeldud, on siis erinevaid. Mõnel pool lisatakse salatile porgandeid, mõnel pool herneid, mõnel pool ka vorsti või kinki või liha, isegi õuna. Mõnel pool tehakse seda salatit ilma munata. Saatele kutsutakse seda salatit tuhlumoodiks. Teemegi kõige tavalisema kartulisalati ja selle jaoks on meil vaja 400 grammi keedetud kartuleid, siis koorega keedetud kartuleid, 4 muna, 1 sibula, umbes 150 grammi hapukurki, samuti ka majoneesi ja hapukoort, ka täpselt võrdsetes kogustes ehk 100 ja 100 grammi. Musta pipart soola ja natukene ka maitserohelist. Antud toorainetest, mis meil siin laual näha on, tuleb välja keskeltläbi 1 kilo salatit. Alustamegi siis kartuli koorimisest. Kartul on siis keedetud koos koorega, nagu ma juba ütlesin, ja jahutatud ilmtingimata, sest kui seda jahutusprotsessi mitte teha, siis võib juhtuda, et salat läheb hästi pudruks kätte ära. Nii et siin on kiire koorimine ja hakime nad siis selle järgselt kuubikuteks. Nüüd on kartul kooritud ja lõikamegi ta kuubikuteks. Kuubiku suuruseks kuskil 1,5–2 sentimeetrit, nii et tavapäraselt siis suhteliselt suuremad kuubikud. Järgmisena võtame käsile munad, siis munad koorime kõigepealt. Munad on siis keedetud kõvaks 8–10 minutit ja kindlasti siis pärast ka külma vee all nii-öelda ehmatatud, ehk siis valatud munade pealt ära kuum keeduvesi ja munade peale siis külm vesi, et nad selle koore siis lahti tuleks. Ja kasutamegi ära salatisse endasse 3 muna ja 1 muna jätame salati peale kaunistuseks. Valime sellise ilusama välja. Nii, pakime ka munad tavalise noaga lihtsalt ka suht-koht suurteks kuubikuteks, analoogselt nagu kartulil.
Järgmisena läheb meil hapukurk. Kui on nüüd tegu hästi suurte seemnetega hapukurgiga, antud juhul see seda küll ei ole, siis võiks need seemned siiski eraldada sealt. Ja kurk läheb täpselt samamoodi kuubikuks. Siin nüüd muidugi kahtlemata sõltub kurgi suurusest, et kui suurt seda kuubikut teha annab. Aga loomulikult mitte väga peenet. Järgnevalt on siis jäänud meil sibul. Sibula hakkimise kohta nüüd võib-olla ei kehti see, et oleks hästi suurteks kuubikuteks jätta, nii et sibula võib hakkida ikkagi päris peeneks. Ja on meil ainult üks sibul siia ette nähtud, rohkem ei olegi tarvidust. Koorime sibula ära ja hakime peeneks kuubikuks. On jäänud siis vaid meil maitse roheline, kasutan selleks praegu peterselli. Võtan suuremad varred siit ära ja kasutan ainult rohkem lehti. Ja loomulikult siis hakituna ka. Nii, ja hakime siis sellisteks parajateks tükkideks. Ja lähete kohe siia kõikide teiste asjade juurde. Nii, edasi valmistame kastme. Kastme jaoks on mul siin olemas majonees ja hapukoor. Tallamegi nad siia samasesse kaussi. Kastet nüüd võiks teha siiski nii, et eelnevalt segada kokku ja maitsestada valmis kaste ja lasta tal tõmmata 1 minutit paar, et ta maitsestuks paremini. Ja kastme komponentideks siis peale hapukoore ja majoneesi vaid sool, pipar. Kes soovib, võib panna ju sinna ka näiteks sinepit, võib-olla midagi veel, kellel parasjagu midagi pähe tuleb. Nii soola, musta pipart. Segame segamini ja laseme natukene tõmmata. Ongi viimane protsess segada kokku kaste ja siis salatimaterjal. Kokku segades tuleks vältida liigset sellist müttamist siin, et õrnade liigutustega segamida kiirelt kokku, et vastasel korral kipub meil see salat minema hästi selliseks pudruks kätte ära. Seetõttu on ka see sool ja pipar pandud sinna salati kastme sisse, et vältida seda liigset segamist juba maitsestamise puhul. Nii, salat valmis, jääb üle serveerimine vaid ja siis kausi. Paneme mõnusalt ta siia sisse ning kaunistamegi selle ühe järele jäänud munaga. Ehk siis Eesti köögis käib kõik asi suhteliselt lihtsalt ja talupoeglikult. Ehk lõikame ta lihtsalt selle muna näiteks sektoriteks. Setime sektorid siia sellise väikse õiena peale. Nii. Ja väikene rohelise varska siia juurde, ehk siis väikene peterselli lehekene. Nii, ja valmis tema on.
maitseme seda salatit siis. Palun, ole hea. Ja nagu eestlastele kohane, iga roa juurde süüakse ka leiba loomulikult.